Tere! Mina olen arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Tallinna on läbi aegade kord teadlikult planeeritud, kord on jälle lastud linnal spontaansemalt areneda olude sunnil. Ja see on kujundanud Tallinna siis selliseks, nagu teda täna tunneme. Kauniks, huvitavaks ja võib-olla pisut kaootiliseks. Täna me räägime aga sellistest planeeringutest ja visioonidest, millele ühel või teisel põhjusel ei ole antud siis teoks saada, mis on jäänud üksnes paberile. Üheksateistkümnendal sajandil oli Tallinna planeerimise üheks peamiseks selliseks tõukejõuks Tallinna staatus kindluslinnana ja ennekõike just merekindluse ning mereväe baasina. Peterburis Venemaa Rahvusraamatukogus on säilinud üks põnev plaan aastast 1806, mille on koostanud Venemaa teenistuses olnud Rootsi aadlik Erik von Norberg. Sellel plaanil on näidatud siis Tallinna sadama uus laiendus ida poole ja uus sõjasadam, mis rohkemal või vähemal määral selle kava kohaselt tegelikult ehitatigi ja osa toonaseid rajatisi on tänaseni Tallinna sadamas äratuntavad. Aga suurem ja uhkem osa tema visioonist, uus kaubasadam, aga ka sadama juurde kuulunud suur sõjaväelinnak, see jäi teostamata. Ja sinna juurde on siis ette nähtud sellel plaanil ka veel ilus selline park. Tõenäoliselt kogu kompleks oleks olnud tollele ajale omaselt ka vägevas klassitsistlikus stiilis, sellises Peterburi ampiirlikus laadis, vaadates näiteks mereväele kuulunud hooneid, ennekõike kuulsat admiraliteedi hoonet Peterburis, võime ette kujutada, millised need ehitised oleks välja näinud. Paraku midagi sellest ei ehitatud. Tallinna sadama arenguks, just ka laiendamiseks idasuunas, on tehtud veel korduvalt selliseid vägevaid kavasid, mis on suuremas osas paberile jäänud. Nendest arendusplaanidest on meile mälestuseks jäänud aga Uus Sadama tänava ja bussipeatuse nimi. Üheksateistkümnenda sajandi keskel kaotati Tallinna senine staatus kindluslinnana ja sellele järgnenud raudtee tulek Tallinna ja kiiresti arenenud tööstuslik pööre lõi eeldused elanikkonna hulga ja linna hoonestatud territooriumi kiireks kasvuks. Paisuv linn nõudis ka paremat planeerimist ja Esimese maailmasõja eel jõuti siis esimese kaasaegse ülelinnalise generaalplaani koostamiseni. Selleks kuulutati välja lausa planeeringuvõistlus, mille siis 1913. aastal võitis Eliel Saarinen, kuulus Soome arhitekt. Tema kavand, mida tunneme Suur-Tallinna planeeringuna, on ilmselt üks kuulsamaid teostamata jäänud suurejoonelisi arengukavasid Tallinna kohta. Esimene maailmasõda tuli peale, Tallinna väga kiire areng ja elanikkonna tormiline kasv lõppes ja paraku Saarineni planeeringut ei saanud ellu viia. Tavaliselt tuntakse Saarineni planeeringu seda osa, mis puudutab kesklinna. Aga Saarineni planeering hõlmas tegelikult palju laiemat ala ja nii pidi toona veel lagedale Lasnamäele tulema siis uus rajoon sellisest vabaplaneeringust, nagu siis hiljem Lasnamäed välja ehitades Nõukogude ajal siia loodi, ei unistanud tollal veel keegi. Loomulikult ka Lasnamäel Saarineni kavandi järgi pidid olema sellised tihedalt suurte kivimajadega palistatud tänavad ja klassikalised kinnise hoonestusviisiga kvartalid. Keset Lasnamäed oli kavandatud koguni ooperiteater ja kesklinnaga pidi seda siduma pikk sirge prospekti tüüpi tänav, nagu Peterburis või Pariisis. Loomulikult me teame, et midagi sellest ju ei teostunud. Aga huvitav on mõelda, milliseks kujunenuks Saarineni planeeritud Lasnamäe.
Palju on räägitud sellest, et kuigi Tallinnal on tohutult hurmav vanalinn, siis ülejäänud kesklinn selle ümber on jäänud kuidagi unarusse, vaeslapse ossa, ei ole piisavalt pealinlikult välja ehitatud. 19.–20. sajandi vahetusel tõepoolest kesklinn ümber vanalinna oli õige armetu. Ja seda püüti hakata parandama siis teadlikult tsaariaja viimastel aastatel. Samal ajal toimus ka arhitektuurivõistlus uue raekoja projekti saamiseks, mille siis 1912. aastal võitis sõjaväeinsener Aleksandr Jaron. Tema üsna uhket, kuigi tolles ajas pisut ehk vanamoodsat kavandit Esimese maailmasõja tõttu ei teostatud. Idee, et see koht või mõni teine paik siin lähialal sobiks uue raekoja ehitamiseks ja Viru väljakust võiks Vabaduse väljaku kõrval saada Tallinna teine esindusväljak, aga püsis. Ja 1930-ndatel Konstantin Pätsi autoritaarse režiimi ajal viidi läbi veel mitu korda uus arhitektuurivõistlus raekoja projekti saamiseks. Viru väljaku ümbrus jäi veel üsna tühjaks 1970. aastateni, mil kerkis siis Viru hotell. Viru keskus selle kõrvale, aga alles 21. sajandi algul. Mustamäe oli tüüpiline 1960-ndatel kavandatud ja välja ehitatud paneelmajade rajoon. Selliseid linnaosi ehitati tol ajal mitte ainult Nõukogude Liidus, vaid tegelikult ka kõikjal mujal Euroopas. Mustamäe ehitamine algas huvitaval kombel kesklinnast kaugemast osast, nii et kõige vanemad mikrorajoonid paiknevad Mustamäe kõige tagumises osas ja edasi liiguti kesklinnale lähemale. Linnaosa keskele oli mõeldud siis ka suur, ühine, uus linnaosa keskus. Seal pidi olema kool ja lasteaed, sageli koguni 2 kooli, kuna oli vaja eesti ja vene kooli, kindlasti ka mõned kauplused, aga lisaks oli siis veel selline suur keskus kavas, kus pidi olema siis suurem kaubanduskeskus ja ka kultuuritarbimise võimalused, näiteks kontserdisaal, spordiehitisi ja nii edasi. Kuna Nõukogude Liidu teistest osadest tuli Tallinnaga pidevalt inimesi juurde, siis esmajoones tuli valmis ehitada elumajad, samamoodi siis esmavajalik taristu, lasteaiad, koolid, toidupoed, ka mõni restoran ja kino. Ja avalike hoonete ehitamist lükati pidevalt edasi. Nii juhtus, et see suur, keskne, siis teenindav keskus jäigi tegelikult ehitamata. Mälestuseks sellest on jäänud küll Keskuse tänava ja keskuse bussipeatuse nimi. Idee kesklinna ümbritsevast poolringikujulisest magistraaltänavast tekkis juba 1930. aastatel enne teist maailmasõda, kuid teoks tehti see Nõukogude ajal praeguse siis Liivalaia toonase Viktor Kingissepa tänava näol. Ja juba Nõukogude ajal pandi ka paika, et tänase Stockmanni kaubamaja ümbrusesse, kus tol ajal oli veel paberivabrik, tuleb kõrghoonete ala. Aga nendest hoonetest valmis ehitada suudeti ainult üks. 1980. aasta Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatiks valminud olümpiahotell. Juba tol ajal, 1970-ndatel oli plaan, et olümpiahotelli vastu teisele poole Liivalaia tänavat tulevad ka uued hooned. Ja koos kogu Keldrimäe linnaosaga lammutati ka siit tol ajal veel säilinud väikesed puumajad. Paraku ehitamiseks kohe ei läinud ja esialgsed projektid pandi peagi ka kalevi alla. 1980-ndate lõpul valmis siis uus arhitektuurne visioon. Siia pidi tulema siis uus suur hotell nimega Olympia 2. Majandussituatsioon muutus. Hiljem on siia tehtud veel mitu korda detailplaneeringuid, ikka ja jälle kavandatud kõrghooneid, sealjuures Tallinna üht kõige kõrgemat. Ruumilise planeerimise valdkonnas on viimasel ajal kombeks kriitiliselt rääkida ka üleplaneerimisest. Sellest,
et ruumiliste planeeringute ja arengukavadega saab kõik nii täpselt ette määratud, et spontaansuseks ei olegi linna arengus enam ruumi. Ma arvan aga, et sellepärast ei pea liiga palju muretsema. Vaadates ajaloolasena seda, mis on talletatud arhiivides, kõiki neid planeeringuid, projekte ja visioone, mis ei ole teostunud, on selgelt näha, et kõik ei lähe kunagi päriselt nii, nagu me plaanime. Sellest ei ole üldse midagi halba, ka teostumata visioonid ja ellu viimata unistused on loomulik ja väärtuslik osa iga linna arengust.